Võiks nagu reisile minna kuskile. Londonisse ei taha minna või? No võime minna küll. Davai, ma lähen, tule järgi. Oot, nii kerge oligi või? Oot, kerime korra tagasi. On pühapäev, meil läheb homme lendaga, me läheme täna juba Tallinnasse. Ma vaatasin Londoni ilmateadet ja tundub, et õnneks praegu lubab nagu pigem kuivemaid ilmasid. Aga ma guugeldasin, et aprillis sajab Londonis keskmiselt 13 päeval, ehk siis põhimõtteliselt pool kuud võib vihma sadada. Ja enne minekut ma tahan tegelikult ka köögi ära koristada või üldse võimalikult korda kõik teha, et kui ma nagu tagasi tulen, siis mul oleks võimalikult mõnus olla, teate küll, nagu ikka. Nii, me oleme Tallinnas ööbimiskohas ja vaadake, kui ilus see on. See maksis meil kokku 40 €, mis on minu arust nagu ülihea hind tänapäeval ööbimise kohta. Vets on ka siuke ilus moodne nunnu. Nii, aga saage tuttavaks, kes see mul siin videos siis on? See on Roland. Tere. Tema on minu vend. Tellisime süüa. Noh, meil ilmselt tuleb niikuinii Londonis ka mingi 4-päevane kiirtoidu maraton. Saab lõbus olema. Tere hommikust! Me lähme nüüd lennujaama. Meil on nüüd 2 tundi lennuni aega. Nagu ikka, siis jõuad ülivara. Aga ma võtsin oma hommikuse kohvi ja söön nüüd hommikust ka alles. Tegelikult mitte alles, kell on mingi 9. Aga teate, minul on kohvist sõltuvus ja ma mõtlen seda päris tõsiselt. Selles mõttes, et kui ma ei saa hommikul kohvi, siis mul tekib migreenihoog. Ma tunnen, et mul on nagu suu kuiv. Nii et mul nagu päriselt ka keha on sõltuvuses kofeiinist, aga ma ikka joon seda. Siis me siukse kõrvalisema koha. Ja fun fact, kas te teadsite, et Tallinna lennujaam valiti eelmisel aastal Euroopa parimate lennujaamade hulka. Londonis maandudes juhtus kohe esimene äpardus. Mind võeti ametivõimude poolt rajalt maha. Või okei, minu pass ei läinud automaatsest kontrollist läbi ja ma pidin eraldi ametniku juurde kontrolli minema. Minult hakati ülipõhjalikult uurima, kus riigis ma elan, kellega ma tulin, miks ma tulin, kui kaua ma olen ja mida ma siin üldse külastada plaanin. Seda kõike samal ajal, kui kaamera mind jäädvustas. Minu enda esimene mõte oli, et äkki sellepärast, et mul oli passis 5 aasta tagune gümnaasiumi lõpureisi Venemaa viisa, aga ilmselt see oli lihtsalt tavaline kontroll. Meil olid ette ostetud 20-eurosed rongipiletid, aga lennujaamast tuli välja, et rong ei sõidagi hetkel. Seega pidime minema bussiga ja maksma veel mõlemad pea 20 € piletite eest. Bussile olid ilmselgel põhjusel nüüd väga pikad järjekorrad. Me saime alles 3. bussile ja Stratfordis istusime me ümber metroo peale, et kesklinna saada. Elu oli seal ka väga värviline, sest meie vagunis istus naine, ühes käes burger, teises Coca-Cola ja siis ta lihtsalt oksendas keset seda saali ja see haises terve tee. Meie hotell oli Kensingtoni palee lähedal ja maksis 3 ööks kokku 412 € 2 inimesele ilma hommikusöögita. Kui me maandusime, siis mul on alati 4G sees, on ju. Mul on selline pakett, et Euroopa Liidu riikides minu arust on mul 8 GB tasuta netti, aga UK ei ole ju enam Euroopa Liidus, nii et siis automaatselt läks mul käima mingi selline pakett, et 0,5 giga maksab 12 €. Saate aru või? 12 € ja see hakkas automaatselt jooksma. Teile kõigile ka hoiatuseks on ju, et vaadake oma paketid üle. Meil oli siis vaja SIM-kaarti, suht selline nurgatagune pood tundus on ju ja siis see mees seal pani ise need paika ka SIM-kaardid ja siis Roland ütles, et oi, nüüd on see telefon tema oma ka on ju, sest ta mingi täiega asjatas seal minu telefonis, ma panin koodi ka ja värki ja siis korra nagu lõi veits seest nagu, et oh my god, äkki ta tõesti skämmib midagi. Aga õnneks ei ole midagi juhtunud, nii et loodame, et ei juhtu ka. Väga tore mees oli. Kui tulete Londonisse, muretsege omale SIM-kaardid. Me saime 15 poundi eest 8 GB netti. Aga mis oleks Londoni reis ilma Big Benita? Sinna me teele asusimegi. Aga Paddingtoni jaamas oli nii rong kui metroo. Ja meie muidugi istusime metroo asemel kogemata rongile. Istusime reaalselt rongi ja meil pole õrna aimugi, kuhu me sõidame, kaua me sõidame. Täiesti haige, me sõitsime Londonist mingi 50 kilomeetri kaugusele ja meil pole õrna aimugi, kuidas me nüüd tagasi saame Londonisse. Nagu me oleme lihtsalt mingis rongijaamas. Kuule, lähme küsime nendelt sealt. Mõtle ka, see tule lifti siin. Jaa, lähme küsime, kuidas me saame Londonisse, nad saavad kohe öelda, ma arvan.
positiivne on see, et siin on nagu mega abivalmid kõik inimesed nagu ütlevad aitäh, palun, pakuvad abi, on nii sõbralikud. Me rongis ka küsisime ühelt naiselt, et vabandust, et kus on esimene peatus, et me oleme valel rongil. Ja siis ütleme nii, et mingi 4-5 inimest tulid sinna vestlusesse ja siis nagu, kuhu te minna tahtsite? Siis me tahtsime Big Beni juurde minna. Aga nüüd me loodetavasti saame tagasi Londonisse. Okei, see rong läheb üsna kindlalt Paddingtoni, sest ta just ütles raadiost, et see läheb London Paddingtoni. Vähemalt me saame tagasi mingi 7:30. Juhu, me oleme tagasi Londonis. Me Big Beni juurde vist täna ikkagi ei jõua, sellepärast et kell on juba varsti 8. Võtame selle homme ette, siis saame käia muud kohad ka seal lähedal läbi. Üks huvitav asi suurlinnades on minu arust see, et suuri toidupoode on tänavatel väga vähe näha, aga selliseid nii-öelda nurgataguseid toidupoode on küll väga palju. Oota, kui palju sul see vesi ja Pringles maksma läks? 8 euri, 2 asja, päris haige. Nii tavaline see, et inimesed lähevad suvalistes kohtades punase tulega üle, nii et selles mõttes natuke meenutab Eestit, sest meil minnakse ka üle seal, kus tahad, kuna tahad. Praegu saame rohelise tulega üle. Halb päev. Tulime hommikusöögi kohta, mis on meil kodust reaalselt mingi 50 meetrit ja võtsime võikud. Ja siis lähme täna hommikul vahakujude muuseumisse, mis on Madame Tussauds. Hea välja. Täpselt saan pool ära siia, pool kaasa võtta. Kell on 9:16 ja me oleme juba Madame Tussaudsi juures, kuigi see avatakse kell 10 ja siin on ka juba järjekord. Aga noh, me tulime järjekorda ootamist, meil ei ole muud endaga teha. Okei, mis asja? Reaalselt mingi 40 minutit on aega, kuni see avatakse. Meid lasti sisse ja teisi ka, aga siin oli jõhker turvakontroll. Nagu meil vaadati Welcome to Madame Tussauds London. You're about to enter our star-studded awards party. It's showtime! Showtime! Igatahes siin oli jõhker turvakontroll. Meil vaadati kõik kotid läbi, me pidime minema läbi sellest turvaväravast. Me pidime mitmes kohas piletit näitama, et selles mõttes üllatavalt nagu tugev turvakontroll. Nii et lähme vaatame, keda me näeme siin. Alguses oli väga vähe rahvast ja mõnus olla, aga kui muuseum nüüd siis ametlikult avati, oli palju keerulisem vahakujudega pilti teha. Ma ei tea, mulle väga Leonardo DiCaprio meeldi, ta on vana mees juba. Ta on selja taga, on ju. See tüüp on siin nii keset seda saali, et ma vaatasin, et see on mingi päris inimene. Minu arust tegelikult see Kim Kardashiani oma ei ole väga tema moodi. Oh my god, Kendall on nii ilus. Ja tema see kogu setup on minu arust nii ilus siin. Oh my god, ta on nagu mingi Rapunzel või printsess. Aga ma näen põhilist. Harry! Millised James Bondi ma täna endale valin? Nii lai valik, aga ma arvan, et ma valin täna minu lemmik. Nii, nüüd me oleme vist jõudnud selliste sportlaste ruumi. Vaadake, kui detailselt siin kõik tehtud on, nagu vaadake neid käsi. Nii detailne. Oh my god, ma reaalselt arvasin, et üks pikk mees on vahakuju ja siis ma vaatasin talle otsa. Aga siis ta vaatas mulle otsa ja ma sain aru, et ta ei ole vahakuju ja ma ehmatasin täiega. Queen Elizabethiga ei saagi niisama siin ise pilti teha. Siin on nagu professionaalne kaamera, mida kasutatakse pildistamiseks. Praeguse kuningliku perega samamoodi ei saa lihtsalt ise pilti teha, vaid see maksab selles mõttes, kui sa tahad neid pilte osta. Veits nõme, come on! Meie vist kuningliku perega pilte ei hakka tegema, sellepärast et ma ei tea, ma ei viitsi osta neid ja nagu nad teevad landscape formaadis, ma ei taha landscape formaadis. Vahakujude muuseumi pilet oli minu arust ühele inimesele internetist ette ostes umbes 38 €. Väga kallis, aga üllataval kombel ma tunnen, et see oli seda väärt. Aga lõpuks oleme me jõudnud Westminsteri palee ja Big Beni juurde. See oli ainuke koht, kus ma hoidsin oma kaamerat ja telefoni eriti enda ligi. Esialgne torn ehitati praeguse torni kohale 13. sajandil, aga nagu mitmed vana ja uhked ehitised, hävis 1834. aastal vana torn tulekahjus ja pärast seda ehitati Westminsteri palee peaarhitekti juhtimisel uus torn. Ja seal samas, kui te näete, on London Eye. Sinna me ilmselt ei lähe.
ma arvan, et neid samu vaateid näeb mujalt ka. Dunkin Donuts oli üks kiirtoidukoht, kuhu ma väga minna tahtsin ja üks huvitav asi Londoni kiirtoidukohtade juures on see, et menüüs on kõigel kalorid juures. Ja see pani ikka nagu mõtlema küll, et mida ja kui palju sa suhu paned. Näiteks minu kohv ja väikesõõrik olid kokku pea 500 kalorit. Siit tuleb Dunkin Donuts review. Mina võtsin omale sojapiimaga keskmise cappuccino ja sellise kaneelisõõriku, mis ei ole tegelikult sõõrik, aga ma ei tea, see kaneel ahvatas mind. Ja kokku need läksid maksma eurodes umbes 4,80. Täitsa okei, nagu kohv ikka põhiasja juurde. See on täpselt see, mida ma nagu ootasin ja tahtsin. Oh my god. Kaneeline, 100% väärt seda 5 eurot. Nii, mis sina tellisid ja kui palju need maksma läksid? Mul läks kokku 7 euri. Salted caramel cheesecake'i, chocolate chip piima. Mõlemad näevad süüksed välja. Wow. Ja mis sa joogiks võtsid? Ice macchiato. Nice. Nii, taste test. Mõlemad on hea. Kumb parem on? See vist meeldib rohkem midagi. Mis see oli? Chocolate chip cookie. Meil oli eile Burger Kingis, kus oli esimene Kareni kogemus ka. Ja see oli see, et Burger Kingis ikka ju antakse tops ja sa lähed täidad selle topsi ise ära. Aga see vanem naine võttis selle topsi oli nagu, et ma maksan teile raha ja nüüd ma pean teie tööd ka teie eest tegema või. Mängis saamatut veits, et ta ei saa sealt nagu jooki kätte ja nagu. Nii et jaa, siin kogeb ikka kõike. Tähendab, üks asi minu kohta on see, et mina kogun külmkapimagneteid ja ma ei häbene seda, sellepärast et need on nii odav ja väike asi, mida kaasa võtta kuskilt riigist. Ja mul on ka kindel stiil, ma võtan alati enam-vähem sellises stiilis magnetid koju kaasa. Sellepärast, et siis on nagu vähemalt kõik enam-vähem sama stiilis, nii et ma ilmselt võtan täna ka sellise. So, which souvenirs do you recommend the most? Candy? Yeah. Pavilion building. Candy is the best souvenir. Yeah, I actually have a lot of little brothers, so yeah, I actually need candy. Okay, let's go pick out some candy. Yeah, these two bags, special London British authentic tea. The same in the souvenir. Candy, British candies. Yeah. Candies. Yeah, Reese's. Special prizes for the students. We actually have Reese's in Estonia, so... London cups. Oh, so cute. London cups. Oh, King nice. Charles III. Hello. This all, he sees this section, special Yeah, this is discount my for section. You're an expert in hoodies? Yeah, this is manufactured from our own shop. Oh, yeah, my favorite is cappuccino also. That's my go-to drink. Come on. Yeah. Nii, nagu näha, meil oli väga huvitav poeskäik, aga igatahes ma ostsin külmkapimagneti ja natukene magusat vendadele. Ta tegi mulle discountit, et sellise tüüpiline only for you, I do a discount. Nii et mul muidu oli 14,93 poundi arve, aga ta tegi mulle 13 poundiga, nii et see on üle 2 euro minu arust veits soodukat. Aga me oleme siuksel lahedal väljakul praegu. See on selles mõttes suht lahe, et vaadake, kui suured reklaamid siin on lihtsalt hoone peal. Me tegelikult oleme teel üldsegi Buckinghami paleesse, sest et see on üks nendest suurtest basic vaatamisväärsustest, mis meil veel käimata on, aga seal nagu võiks ikkagi ära käia. Oh, lähme üle, roheline on. Kui on roheline, siis peab kohe võimalust kasutama üle tee minema ära. Oi, ma hakkas sadama, aga tundub, et see läheb õnneks üle. Siin kogu aeg sajab nagu niimoodi, et paar minutit sajab lihtsalt ja siis läheb üle. Buckinghami palee on veits selline koht, et nagu vaatad ära ja siis on nagu okay, let's go. Aga ma lugesin veits, et siin otseselt nagu vist hullu elu sees ei käi. Nagu Elizabeth teine vist vahepeal on ju elas siin, kuigi talle meeldis vist Windsoris nagu rohkem. Aga üldiselt see on rohkem siuke nagu, kus tehakse tööd, külalisi kutsutakse, on ju selliseid nii-öelda tähtsaid asju tehakse siin rohkem. Ja siin peaks vist olema 775 tuba. Tegelikult tahaks rohkem näha selliseid kohti, kus nad päriselt nagu elavad ja värki. Ja Queen Elizabeth sünnitas siin vist paar last ka, nii et noh. Ja Londoni inimesed on reaalselt nagu nii viisakad. Kõik on nii abivalmid, sa kõnnid ise neil otse ja siis nemad vabandavad. Aga noh, siin on jah hästi palju erinevat rahvast.
koos, mis on loogiline ka, see on ju nii suur ja rahvusvaheline linn. Nüüd me oleme lõpuks saanud ühistranspordi ka enam-vähem selgeks. Kõige lihtsam viis minu arust Londoni ühistranspordi kasutamiseks on pangakaardi või telefoni viipamine. Metroo ja rongi puhul viipa kaarti nii algpeatuses kui lõpppeatuses, et süsteem saaks aru, kui pika sõidu sa tegid, sest selle põhjal kujuneb ka sõidu hind. Busside puhul pead viipama ainult algpeatuses. Põhimõtteliselt on ju üks koht, kus saab hästi kõrgelt Londonit vaadata, on London Eye, aga too maksab. Teine koht, mis on hästi populaarne ja on tasuta, on Sky Garden, aga sinna peab hästi palju ette broneerima ja sinna oli alles mais vabu aegu, nii et me ei saanud sinna ka. Aga üks koht, mis on veel tasuta, on siis Gardenet 120, Gardenet 120. See on võib-olla natukene madalamal kui Sky Garden, aga nagu näha, siis siin on tegelikult üsna hea see vaade. Ja siin on samamoodi hästi ilus, siin on põõsad ja puud ja oma Insta-pildid saate kätte, on ju. Enne, kui siia üles saab, peab läbima ka turvakontrolli, pead oma koti ja kõik sealt turvaväravast läbi andma. Me oleme taas kord järgmises kuulsas kiirtoidukohas Five Guys. Nii, siin olid jõhkralt kallid hinnad. Purksid olid mingi 10 euri ja friikad mingi 7 äkki ja jook ka mingi 5 euri. Ja need kalorid, reaalselt see, et kalorid on kirjas, on nii harjumatu. Osad friikad ja kotis on veel friikad, kuigi me võtsime väiksed friikad. Mina võtsin omale siis juustuburgeri, kusjuures selle on see, et kõigepealt sa valid burgeri, juustuburger, aga see tähendab ainult sai, kotlet ja juust. Ja 15 sellise asja seast sa siis valid, mis sa vahele tahad. Mina valisin salati, tomati, sibulat ja mingit rohelist paprikat ja kastmed valid ka ise. Siuke mahlane burger. See on nii suur, mu suu ei maha. Ma saan aru, kust see kallim hind tuleb. See maitseb nagu, see oleks käsitsi tehtud. Üli hea, teeme friikad ka. Friikad sõna hea. Seal oli isegi kirjas, et kus need tänased kartulid pärit on, millest on friikad tehtud. Tõsiselt hea kiirtoidukoha kohta. Oli küll 37 euri, aga need soovitan kindlasti proovida, kui te mõtlete, kas proovida või mahlane mõnus. Nüüd me lähme ilmselt kuskile toidupoodi, tahaks minna Tescosse, sellepärast et siin vist üks sellised populaarsemaid on Tesco. Siin on sellised mini-krõpsupakid ja päris huvitavad siuksed meal-dealid, mida ma ei ole toidupoodides nagu väga näinud. Vaadake, kui palju erinevaid lahti lõigatud puuvilju. Okei, see lett on küll nagu unistuste lett minu arust. Mis need siin maksavad? 2 poundi. Okei, mis diskrimineerimine see on? Mul on vaja sokke, sellepärast et ma unustasin maha need. Aga siin on ainult meeste ja naiste sokid. Miks ei ole? Meeste ja laste sokid. Ainult meeste ja laste sokid on siin. Cadbury on siin nagu täiega ting. Siin on nii palju Cadbury šokolaade igal pool. Neid Eestis ei ole üldse. Me oleme tagasi hotellis. Päev on jõudnud üsna õhtusse. Minul näitab kell 23 500 sammu, mis on päris hästi. Siuke minu arust tavaline reisida. Me tänaseks tõmbamegi otsad kokku ja homme me tahaks minna kuskile thrift shoppima nii-öelda ideaalis. Nii et vaatame, aga näeme homme. Nii, mis sul on? Ham and cheese, jah. Ja minul on mingi chicken chili lime. Tead tegelikult selline. Vaadake, kui suured kohvid siin on. Ülihea kohv on. Täna on meil shoppingupäev. Me tahaks käia siis kaltsukates ja niisama shoppamas. Ja minu arust alati reisil olles peab ühe päeva arvestama selliseks niisama nii-öelda ringi käimiseks ja chillimiseks, et sul ei olegi otseselt mingeid hulle plaane. Sellepärast, et siis sa jõuad nagu natukene ära ka tüdineda. Sellepärast, et kui sul on kõik päevad hullult nagu täis planeeritud, siis mulle tundub, et kui sul ei ole seda vaba aega, sulle jääbki peale reisi tunne, et me ei jõudnud nagu mitte midagi teha. See kaltsukas, kus me käisime, oli väga kallis. Kõige odavam asi, mida ma nägin seal, oli 25 eurot, aga seal oli väga head kraami. Ma arvan, et kvaliteetsete vintage asjade austajate paradiis on see. Kaltsukate leidmiseks soovitan ma TikToki otsingusse kirjutada lihtsalt best thrift shops in London. Nii leiab kõige rohkem valikuid. Võtsin siit mõned asjad, proovime selga neid. Okei, ma panin küll selle särgi peale, aga esiteks on selline korsett. Üliilus värv ja mega nunnu, aga
ma ei ole kindel, kas ma oskan seda nagu, ma ei oska seda tagant õigesti kinni panna, aga nagu mingi valge T-särgi peale mingitel üritustel, see oleks nagu ülinunnu. Minu arust see kampsun annab täiega sellist nagu old money vibe'i. Okei, selline huvitav seelik on ka, aga ma otsustasin, et ma ikkagi ei viitsi seda proovida. Siuke schoolgirl vibe. See on mulle väga suur. Ja kusjuures sellega oli see, et ma vaatasin seda, läksin korra eemale ja siis mingi tüdruk võttis selle juba ära. Ja siis ma jälgisin, et kas ta võtab selle ära või paneb siia nagu proovitud riiete hulka. Ta pani proovitud riiete hulka, nii et proovisin. Ma ei tea, kas te näete, aga selline sädelev pealis, see vist kaamera peal väga ei sädele, aga tegelikult see sädeleb nagu hullult. Sobib mu praeguse outfitiga nii ilusti. Me käisime ka Urban Outfittersis, mis oli tervelt 4-korruseline ja seal olid ülinunnud ja trendikad asjad, aga kiirmoe kohta olid hinnad ikka väga kallid. Kampsunid võisid vabalt olla 60 eurot ja tavaline T-särk reaalselt 30 eurot. Reaalselt mul ei olnud see plaanis, aga ma ostsin just 220 eurose kleidi. Aga see on mu unistuste kleit, ma olen TikTokis nii palju näinud seda. See oli emotsiooni osta, aga ma ei tea. Me lähme viime sinna hotelli tagasi need kotid, sest ma reaalselt isegi ei julge nagu tänavad ringi käia nendega. See kleit maksis põhimõtteliselt mu peaaegu kogu reisi toidu budget nagu. House of CB's meil ei olnud tegelikult plaanis minna, aga lihtsalt me kõndisime sellest poest mööda. Nii et ma otsustasin, et ikkagi lähen sisse ja seal oli ülipalju turvamehi. See oli 2-korruseline pood ja seal oli vist mingi 3-4 turvameest, 2 tükki neist kohe täitsa nagu ukse ees. Kleidi valik oli ülisuur ja kusjuures riietuskabiinidesse lubati ainult naisi. Nagu Roland tahtis minuga alguses kaasa tulla sinna, aga siis klienditeenindaja ütles, et sinna on nagu ainult naised lubatud. Nii et see on nagu päris huvitav. Sellist asja ma ei ole kuskil poes varem näinud. Ja enda sünnipäeval ma panen selle kleidi selga. Mul on juba varsti sünnipäev. Tegelikult, need ma näitan kohe ära. Seal olid ülihea soodukaga jalanõud. Ma alguses arvasin, et see hind on vale, nii et ma isegi küsisin, et is this the right price? Sellepärast, et need olid 13 poundsi, need jalanõud. Ja ma ei ole üldse kindel, kus ma neid kannan või kuidas ma neid stiliseerin, aga ma ostsin sellised jalanõud omale. Muidu maksavad need ka minu arust mingi siuke 100 kandis, 80–100. Ainuke asi on see, et kuidas me need nüüd Eestisse viime, sest need võtavad nii palju ruumi kohvris. Minu esimene salat mitme päeva jooksul. Minu arust britid näevad päriselt välja nagu britid, nagu kui nad kõnnivad sulle tänaval vastu, sa saad aru, et tema on kohalik. Tema on nagu turist, sest neil on nagu, eriti briti meestel, neil on kõikidel nagu nii samasugune nägu ja nad kõik on nagu, nad kõik on samas vanuses. Ma ei tea, kuidas. Siin ei ole üldse pinke tänavatel. Huvitav, kas see on sellepärast, et nagu kodutuid eemal hoida. Me natuke oleme näinud küll kodutuid, aga tegelikult üllatavalt vähe. Appi. Me leidsime lõpuks nüüd ühe pingi, kus saab istuda. Teate mis? Ma kaotasin oma nokamütsi ära, ma ei tea kuhu, ma ei leidnud seda hotellist, ma loodan, et see on ikkagi hotellis, aga nagu see on mul olnud mingi 16-aastasest saadik, nii et parem oleks, et ma selle üles tean. See on minu emotional support nokamüts. Ma ei tea, see oli vist mingi karma selle eest, et ma selle uhke kleidi oma ostsin. Ostsin kleidi ja nüüd nokats kadus ära kohe peale seda. Kell on mingi, mis see kell on? 1:30, 10,300 sammu on tehtud. Roland otsib mingit tehtepoodi, et oma tüdrukule mingit asja osta. Oh my god, me jõudsime tagasi tuppa ja vahepeal on käinud toakoristaja, toateenindaja, mis iganes ja ta on mu mütsi üles leidnud. Seda mütsi ei olnud enne mitte kuskil ja nüüd pärast seda, kui ta käis, oli see tooli peal ilusti. Üks rõve asi on see siin, et iga kord, kui me tagasi jõuame ja ma käsi pesen, siis ma näen, et see vesi on reaalselt veits pruun. Nagu mu käed on nii mustad lihtsalt. Jaa, reaalselt, ma ei tee nalja. Sa ei ole näinud või? Ma olen küll pesnud, aga ma ei ole näinud. Praegu ei ole, aga mõnikord, eriti kui me terve päev oleme väljas ja ma pesen, siis mulle küll tundub, et reaalselt nagu vesi on pruun. Mõtle, me sööme nende kätega. Me sööme nende kätega, me puutume oma telefoni nende kätega. Rõve. Selles mõttes keha harjub pisikutega ära. Ma annan teile kohe väga hea häki, kuidas soodsamalt ööbimisi broneerida. Mina broneerin alati booking.com'i kaudu, aga ma broneerin telefoni kaudu ja selleks on väga hea põhjus. Kui sa broneerid telefoni äpi kaudu, bookingu äpi kaudu,
ta annab sulle absoluutselt kõikide nagu nende ööbimiste pealt mobiilset erihinda ja ma olen kontrollinud, ma olen vaadanud samat ööbimist kõigepealt arvutis ja siis mobiilis ja mobiilis on alati sama ööbimine soodsam. Pluss, kui sa hästi palju nagu bookingu kaudu broneerid ööbimisi, siis seal on erinevad need geeniustasemed. Muidu sa oled tavakasutaja, siis sa oled geeniustase 1, geeniustase 2, geeniustase 3. Mina olen praegu geeniuse teisel tasemel, sest ma olen nii palju broneerinud ja ma saan põhimõtteliselt igalt ööbimiselt siis seda teise taseme geeniuse soodukat. Siin on ka kirjas keskmine, et geenius soodustus on ju, ma võtsin täiesti suvalise lihtsalt bookingu praegu siit. Ja nagu näha, siis kokku mobiilne erihind pluss see geenius soodustus, ma saan näiteks selle ööbimise pealt 16 eurot soodukat, kui muidu oli 68 eurot näiteks arvuti kaudu ja kui mul ei oleks kontot, siis nüüd äpi kaudu ja geeniussoodustusega on 52 eurot ja see on juba nagu üli hea soodukas minu arust. Tihti on tänu sellele geeniuse tasemele nagu hommikusöögid tasuta. See ei ole kusjuures nagu kuidagi reklaam, lihtsalt mina ise kasutan seda nii palju ja minu arust see annab nagu nii head soodukat. Nii, ja täiesti juhuslikult oleme me jõudnud Wembley staadioni juurde, mis peaks väidetavalt olema suuruselt teine staadion Euroopas. Fun fact. Kunagi ma tahaks siia tulla mõne kuulsa artisti kontserdile näiteks. Aga meie tegelikult staadioni otseselt vaatama ei tulnud. Me tahame minna Bubble Planetisse, mis on selline mingi mullimuuseum põhimõtteliselt. Meil ei ole piletit ette ostetud, nii et me loodame, et me saame koha pealt. Ütlen ausalt, video peal tundub see muuseum lahe, aga see polnud absoluutselt oma raha väärt. 2 peal olid piletid esiteks kokku 50 eurot. Aga üks ruum maksis lisaks 4 eurot inimene ja ka garderoob maksis lisaks 2 eurot. Enamus ruumidest jalutasime me reaalselt minutiga läbi, kokku oli üldse vist 10 ruumi. Tõmbenumber oli selline hiiglaslik pallimeri, aga no kui kaua sa ikka seal lebotad. Jah, lastel oleks seal väga vinge, aga see raha minu arust ei ole seda väärt. Ainuke asi, millele ma tegelikult mõtlen, on see, kui palju pisikuid siin on ja mingi väikeste laste ninapulle ja oh my god. Oh my god, see on raske liikuda. Okei, nagu see muuseum küll ei olnud absoluutselt oma raha väärt. Tahtsime siis hakata Wembley's tagasi liikuma kesklinna, aga reaalselt mingi minut enne seda, kui me tahtsime minna siis sellele kas metroole või rongile, ma isegi ei tea, metroole vist pigem, tuli teade kõlaritest, et täpselt need 2 liini, millega meie saame tagasi, ei tööta mitte kumbki. Nii et nüüd me üritaks bussiga saada lähemale ja siis minna teise metroo peale. Aga kõik juhtub siis, kui meie ikka oleme kohal. No. Siin on nüüd nagu täitsa sellised Londoni elamismajad, päriselt, kus elatakse ka sees. Mitte need suured uhked hooned, kus meie Londonis kogu aeg käime. Lähme võtame õhtusöögiks siis Pizza Hutist pizzat. Pizza Hutis läks meil kokku umbes 40 eurot ja selle eest saime me jagamiseks ühe suure pizza, mille kõrvale sai salatipaarist võtta lõpmatus koguses salatit ja 2 jooki, mida said samuti ise nii palju täita, kui tahad. Mina võtsin ikkagi õiget salatit, et teha tasa need 3 päeva, mis ma ainult rämpsu sõime ja mingid suhkruvabad tango orange'id. Ja siin on siis Rolandi salat. Minu tungival soovil võtsime me Hawaii pizza jagamiseks. See on nagu 2 inimese pizza. Tegelikult jumala suur. See tundub tegelikult nagu üliüline. Lihtsalt õline. Me oleme tagasi hotellis. Ja ma ei olnud kindel, kuidas tippimiskultuur on siin, nii et Pizza Hut oli esimene koht, kus me istusime nii-öelda maas ja oleks pidanud tippima ja ma ei teadnud palju panna, nii et ma panin enda arust 20%, meie arve oli 36 poundsi ja ma panin 7 poundsi nagu siis seal selles väikses masinakeses juurde. Aga ta oli kuidagi kahtlaselt nagu liiga tänulik. Nagu ta ütles meile vist mingi, ma ei tea, 6 korda. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ma ei tippinud oma arust liiga palju või nagu, ma ei tea. Meil on viimane õhtu siin. Praegu on jälle siuke 21 000 sammu. Mulle meeldib reisidel see, et on alati hästi palju samme. Ja nüüd me peame hakkama asju kokku pakkima homseks. 10:30 me peame vist ära minema.
ja mul on nüüd need suured kotid juures, mida siia tulles ei olnud ja peab vaatama, kuidas nagu need ära mahutada kohvritesse. Viimase hommikusöögi me tegime samas kohas kus eile, sest et see võiku oli seal lihtsalt nii hea grillvõiku. Ma tahtsin võtta cappuccino with oat milk, aga see mees kuulis, et ma ütlesin cappuccino with no milk, nii et ta tõi mulle lihtsalt americano ja siis ta pärast tõi mulle eraldi selle piima juurde. Nii et ta arvas lihtsalt, et mina olen loll, et küsin nagu cappuccinot ilma piimata. Nüüd meil on umbes tunnik aega, et asjad kokku panna ja me ilmselt lähmegi otse lennujaama, sellepärast et pigem olla veits varem seal, kui pärast nagu jääda hilja peale. No nii, tere! Me oleme kodus. Meil läks lennukile jõudmine nii napiks. Meie buss, mis pidi lennujaama sõitma, jäi mingi 40 minutit hiljaks, nii et kui me jõudsime enda värava juurde, siis boarding oli juba alanud, nii et me jõudsimegi nagu täpselt lennuki peale minekuks. Ma arvan, et siin ma lõpetangi selle vlogi ära, pane kindlasti sellele videole like, pane mulle subscribe, sellepärast et teate küll. Ja mine jälgi mind ka Instagramis, sellepärast et siis sa oled palju rohkem kõigega kursis. Ja ma ei teagi, mida teile rohkem öelda, kui et näeme järgmises videos.